videolõunatund Nõmme raadios. Tere maailm, ütleb Margus Lepa, aga ta ütleb seda nüüd ka ise. Ehk teiste sõnadega me oleme jõudnud juba nii kaugele, et vähemalt saate või paar peaks Margus ikkagi teha saama ja teinud on. Kuulajatele võib olla ainult see, et kuidas ta edaspidi teeb ja nii edasi. Eks see natukene üle häda tuleb selles mõttes, et ega see valu ja jama, ega see nüüd otseselt kuskile ära ei kao. Lihtsalt küsimus on selles, et rohtude ja tablettide sisse võtmine võtab selle kõige suurema valu ja sellise halvatuse moodi asja siit põsest ära. Nii et rääkida saab ja saab nii toredasti, et Margus on meil nüüd eetrist tagasi. Aga soovime seda tervenemist ikka edasi, sellepärast, et ega see ju lõplik veel ei ole. Ja enne kui me veel edasi lähme, me kasutame juhust ja ma tahaksin tänada kõiki neid, kes on Margust ja meie raadiojaama ja meie tegemisi saateid toetanud sealhulgas rahaliselt ja kindlasti ka moraalselt. Igasugune tugi on teretulnud, moraalne ja rahaline. See muide tuletab ühe loo seoses rahadega. Oli niisugune värk, üks kolleeg, advokaat rääkis, et oli niisugune asi, et ta oli siis mingisuguse mutikese või kuidagi aidanud protsessi võita, kas see naaber oli kartuli maale tulnud või mingisugune niisugune tsiviilasi. Ja advokaat aitas võita ja mutikene siis enne ütles, et oi, et advokaadi härra, et te olete nii hea olnud ja te olete mind nii aidanud, et ma kohe ei tea, kuidas teid tänada. Mille peale advokaat ütles, et sellest hetkest alates, kui pärslased leiutasid raha, ei ole aitamise viis enam üldse mitte mingisugune probleem. Sama asi on siis ka raadioga, lisaks moraalsele toetusele on vaja, sest igasugused asjad ju maksavad. Muide, kui Rein Lang ja Väino Koorberg oma selles ajakirjandus olukorras saates, et räägivad seda alati ütlevad vanamehed viinavabrikust, sellepärast, et Kuku raadio stuudiod asuvadki seal, kus on Postimees ja seal kandis vana viinavabriku juures. Meie peaksime siis siinkohal ütlema, Nõmme raadio tervitab teid vanast Hiiu autobaasist. Sest tõepoolest, kui siit nüüd aknast välja vaadata, siin on hirmus palju suuremaid ja vähemaid maju. Ja kui sa tead, et see autobaas on, siis siin on tegelikult ka suured parkimisplatsid, kus veoautod seisid. Nüüd on siin, küll on siin trükifirmad ja küll on siin sõjatööstusfirmad ja nii edasi. Nii et ühesõnaga vanast autobaasist on ikkagi tolku olnud palju, sest ma arvan, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et siin on 25 erinevat firmat kogu selle õue peale. Muide siitki meist järgmine uks on massöör ja siis veel kuskil on mingisugune väike tööriistade ladu ja nii edasi. Nii et nii nagu Eestis need asjad praegu ikka on. Nii siis me kasutame juhust, et tervitada minu ja Marguse poolt kõiki meie toetajaid, suur tänu. Ja me siis tervitame teid vanast Hiiu autobaasist, mille territooriumil me nüüd asume. Aga nüüd, kui nüüd selle koha pealt edasi minna, siis meil oleks rääkida veel ühest või teisest asjast, aga räägiksime võib-olla siis alustaksime kahest sellisest olulisest. Ma ütleksin, et üks on oluline, aga kaks on tuntud. Hakkame peale siis Eurovisioonist, kus siis Eesti laul pidulikult ei tulnud sisse esimese 10 sisse, vaid jäi ikkagi tagumise seal 4 või 5 hulka. Ja Vanilla Ninja, nad kunagi nähtavasti olid ikkagi midagi, aga mis on praegu täiesti siuke mõttetu kamp. Ainus asi, mis peaks meie kaotusega seoses lohutama, on see, et issand abiga kõik 20 laulu, keda esitati siis teisipäevasel päeval, kõik need 20 laulu olid üks hullem kui teine. Tähendab tegelikult väga siuke hea kontrollteema, et ka laul on hea või ei ole hea ja mismoodi ta on see, püüdke seda viisi järgi vilistada.
ma arvan, et ei tule mitte midagi välja, sellepärast no seal ei ole viisi ega midagi. Pluss pealegi muidugi see sõnade kvaliteet, mis on siuke päris nii ta seal ei olnud, aga stiil on ikka seesama give me 5 minutes more baby või midagi taolist. Ja seal me siis nüüd olemegi. Kui nüüd Eurovisioonist veel natuke rääkida, esiteks, et ta on muidugi muusikaliselt alla käinud viimased 10, 15, 20 aastat on ikkagi lihtsalt häbi ja piinlik. Kusjuures mitte Eesti pärast, vaid kogu selle kamba pärast, mida nimetatakse EB1 on European Broadcasting Union ehk Euroopa Ringhäälingute Liit, kes seda jama korraldab. See Euroopa Ringhäälingute Liit teeb mõnikord häid asju ka, võib-olla ainus asi, millega meie nagu kokku puutume ja kindlasti teatava sümpaatiaga on need uusaasta kontserdid Viini filharmoonikute omad, see on siis EBU. Mõnikord arvasti juhtub, et nad teevad mingisugusest täiesti juhuslikust spordivõistlusest. Kusjuures EBU poolt üle kantud näiteks Tour de France on tegelikult kinni makstud turismifirmade poolt. Sest kui te nüüd neid jalgrattavõidusõite Tour de France'i vaatate või kuulate natukene, siis 3/4 aega, mis kommentaatorid eetris räägivad, nad ei räägi mitte sellest, kes esimene on ja kes teine on ja nii edasi, vaid nad räägivad sellest, et see on külakene, kus loss on ehitatud sel ja sel aastal ja siin ja seal oli Prantsuse suure revolutsiooni ajal revolutsiooni konventi koosolekud peeti siin ja mida iganes. Ja see on kõik see, mis jalgrattasporti üldse mitte kuidagi ei puutu, aga ta on jällegi natuke siuke EBU moodi värk ja nii edasi. Nii et niisugune, ma lihtsalt, kui me juba sellest rääkima hakkasime, täiesti häbiväärne üritus, nii need, ma ei teagi, mis olid hullem häbiväärsed, kas Vanilla Ninja või siis need, kes edasi said, tähendab, jama on ikkagi totaalne. Ma arvan, et häbenemist ei vääri see esinemine, mis tuli välja nagu tuli ja on ju sportlased ja kes iganes ju kaotavad, sportlased, kes kaotavad ja mis seal ikka, tähtis on ikkagi vähemalt see pingutus, mis seal tehtud on. Aga piinlik oli tegelikult see, et Vanilla Ninja üldse sinna kontserdile ja konkursile läks, sest see konkurss, jumalukene, nii palju oli ju teada enne Eurovisiooni finaalide alustamist, sest enamus neist lauludest oli võimalik ju lihtsalt eetrist üles otsida, kas üks raadiojaam või teine. Ja mõnikord spetsiaalselt mingid muusikasaated edastasid neid lugusid, mis nüüd need viimased 20 selles finaalis oli. Ja tähendab, kui Vanilla Ninja oleks olnud tõepoolest arukas ja normaalne muusikafirma, siis nad oleksid lihtsalt öelnud, et sellise tasemega konkursil me ei osale. Rääkimata sellest, et nende see endi osalemine oli nigel nagu ta oli. Võib-olla selle teema teatavaks lõpetuseks ma ütleksin niimoodi, et minu arvates on Eurovisioonis läbi kõigi aegade olnud 3 lugu, mis väärivad midagi. Üks on aastast 1982 saksa lauljatar Nicole laulis laulu En Wissen Frieden hästi ilusa viisiga. Eestikeelne tõlge on, et oleks rahu ja veidi päikest ja umbes midagi taolist. See oli see, mis 82. aasta kinni pani. Teine asi, mis midagi väärt oli, on kahtlemata Abba Waterloo. See on siis number 2. Ja number 3, mida ma üliväga kõrgelt hindan, on tegelikult Kreisi raadio Leto Svet. Tegelikult see Leto Svet on vaimselt ja intellektuaalselt ikkagi üks hirmus kõva asi. Kui silmas pidada seda, et tegemist on väga peene irooniaga ja väga peene mõnitamisega. Sellepärast, et selles Leto Sveti laulus olid nii muusikaliselt kui ka selle jaburate sõnadega oli kõik sees, et ühtepidi see oli ka täiesti tüüpiline Eurovisiooni laul. Tõsi, Leto Svet oli parem kui paljud teised laulud, aga tähtis oli see, et sinna siis jooksid sisse igasugused trikid, kaasa arvatud näiteks muusikalised pausid, helistiku vahetamine laulu keskel ja nii edasi, mis on siis tüüpiline kitsch Eurovisioonis
ja Leto Svet tegi seda hiilgavalt järele. No eriti kui silmas pidada, et ütleme kogu selle asjanduse kunstiline juht oli, olgu muld talle kergelt, Tarmo Leinatam, kes oli ju konservatooriumi haridusega muusik ja dirigent ja mis iganes. Nii et see oligi siuke peenike värk. Ja tõepoolest need inimesed, kes muusika vastu eriti suurt huvi ei tunne või ei märka seda muusikat, mis meie ümber on, nendele siis tundus, et oi, et see on ikka nii labane ja nii paha ja nii edasi. Veel kord võtke see Leto Svet välja, kuulake üle ja vaadake selliseid põhilisi muusikalisi käike, mis seal tehtud on. Ja te saate aru, ma lihtsalt tõin näitena sisse, tähendab see helistiku vahetamine 2 korda. Ja teiseks paus, mis on võetud, see päritolu on siis Traviatast, joogilaulust, kus tähendab 5 jookseb ja siis on paus ja 5 läheb edasi. Siis Rigoletto, Herzogi Arioso, jällegi see sama otse ja see oligi kõik Leto Svetis sees. Nii et need on siis nagu on. See Bentoni ja Padari oma võib-olla ka ei olnud viga, ei oska nagu väga hinnata, aga ju siis oli siin ka igasugused asju. Muide, mis toob meid seoses Tanel Padariga, see toob meid ühe teema juurde, millest me võib-olla algul ei plaaninudki rääkida, aga on vaja meelde tuletada. Et teatavasti käib mingisugune, ma ei tea, susimine või ussitamine või ma ei tea mida. Ühesõnaga ühelt poolt Tanel Padari ja teiselt poolt noore daami vahel, kelle nimi see on Mallu või Mallukas, muide väga huvitav eesnimi tegelikult. Aga seal, kas seal oli nüüd mingi füüsiline kallaletung või ühesõnaga see tüüpiline lähisuhte vägivalla jura, nagu neid siin ikkagi praegu on. Aga jätame selle sisu kõrvale, tähendab, nad on vormilt, on see Mallukas ja Padar, kaksikvend ja kaksikõde, väga lihtsal põhjusel. Nad mõlemad on ühteviisi tätoveeringuid täis. Kusjuures Padari oma ma väga hästi ei tea, sest Padaril on enamasti kuidagi nagu 3/4 varukast nagu alla lastud. Aga selle õnnetu Malluka puhul on tegemist ikkagi ikka lihtsalt väga kole. Kui nüüd see Mallukas peaks meid kuulama nii edasi, siis me soovitame kuulake eelmise 4 päeva saadet vist või üle-eelmise oma, mis oli minu oma, kus me rääkisime sellest, et tätoveering on kustutatav. Ja eriti praeguses situatsioonis, kus noor daam tahab tegelda tõsiste asjadega või õieti tõsistega, tähendab asjadega, mida ta ise peab tõsiseks ja lasku käia, tubli inimene. Aga kuidas saaks vaid sellest, sest ma tunnistan ausalt, mind hakkas tegelikult see Malluka teema väga huvitama, et kas seal ikka on midagi taga või ei ole ja need lähisjuhte vägivald, millest kõik kogu aeg räägivad ja kas seal on midagi taga või ei ole ja nii edasi. Mida hakkas see asi tõsiselt huvitama, sest mulle tundus, et see on tõsine selline kodaniku initsiatiiv ja nii edasi. Aga ma tunnistan ka ausalt üles, et sel hetkel, kui ma nägin pilti sellest Mallukast ühikeste varukatega ja nii edasi, tasus mul vaadata tema käsi ja sellega oli seis selge. Tähendab, selline inimene, kes on niimoodi täis tätoveeritud, minu jaoks isiklikult ei ole tõsiselt võetav. Ma ei tea üldse, kuidas selle tätoveerija juurde minnakse. Me rääkisime muidu sellest Kari Kakramängu filmist, kus see poiss, keda mängib, tuleb meelde, läheb mustlase juurde ja laseb endale joonista mulle üks lind. Ma ei kujuta ette, kui nüüd ütleme inimene sellisi kohutava ja suure tätoveeringuga tuleb, tähendab, näiteks lihtsalt tehniline küsimus. Seesama Mallu näiteks või see läheb siis ühe tätoveeringu tegija juurde ja ta ütleb, et ma tahan saada tätoveeringut. Kuidas ta nüüd seletab ära selle, millist tätoveeringut ta saada tahab, mida ta tahab siia peale saada? Sellepärast, kui see on niimoodi, kuidas on võimalik verbaalselt üldse sellistest asjadest rääkida? Nii et okei, aga nad on pooleks, nii et selles mõttes ütleme see Mallukas ja Tanel Padar, nad on sisuliselt ütleme ühe seltskonna inimesed
ja selle seltskonna nimi on siis Eesti tätoveeringud. Nii et noh, rohkem nagu siin ei olegi midagi rääkida. Ühesõnaga, need on tätoveeritute omavahelised asjad. Nüüd sellest me rääkisime ära ja nüüd tuleb meil järgmine teema, mis on üles kerkinud ja me oleme ka siin sellest rääkinud, aga mul on selline tunne, et me peame vahepeal tagasi minema. Muide, praegu juba, kui juba nagunii meil on siin tegemist kevadega ja siin on soojendaja ja nii edasi, nii et siis tegelikult see, et ma pintsaku ära võtan, ei ole mitte sellepärast, et poosetada oma ilusa valge särgiga, vaid sellepärast, et siin on tõesti natuke palava võitu olla ja see nagu võtab hääle nagu kehvemaks. Aga okei. Niisiis teema, mis oli üleval koos Eurovisiooniga, on teema, mis puudutab kahte asutust, kellest me oleme ka rääkinud ja siin on omad teemad kõik olemas, on Eesti Vabariigi prokuratuur ja kaitsepolitsei. Ma arvan, et kui te võtate nüüd kas või sellegi nädala lehed, ütleme, siin eilne kolmapäevane õhtuleht näiteks ja igal pool teistes suuremates lehtedes, igal pool on kas üks suur või palju väikesi artikleid selle kohta, kui halvasti on lood prokuratuuriga. Ja see asi sai alguse, nüüd see praegune laine, mis kritiseerib prokuratuuri, sai alguse sellest, et selgus, et Martin Helme nõunik Kersti Kracht, et teda tegelikult kogu selle aja jooksul süüdistati valesti. Oligi teada, laias laastus oli teada, et seal mingit pattu ega kuskil midagi taga ei ole. Prokuratuur siis ajas oma seda jura sinna seal edasi. Ja nüüd siis me peame tulema selle teema nii ütelda sisu juurde. Kõigepealt muide, ma tahaks öelda seda, et kui ma olin Riigikogus veel viimaseid kuid, ma arvan, siis tol korral enne Brüsselisse minekut, siis ma rääkisin mitmete justiitsministritega selle kohta, et saagi aru, et prokuratuuriga on praegu olukord väga halvasti. Et prokuratuur praegu uurib asja, keegi teda ei kontrolli, need uurimised viiakse läbi lohakalt, lombakalt, mõttetult, venitatakse aegu, ei tea kui kaua ja nii edasi. Ma ütlesin mitmele justiitsministrile, et lõpetage see asi ära. Tähendab, ei saa, prokuratuur käitub absoluutselt inimõiguste vastaselt ja siis muide tolleaegsed justiitsministrid ja siis ka prokuratuuris mõni inimene ütles, et mis seal on, et õige hõlma ei hakka keegi. Ja ma ei soovinud kellelegi midagi halba, sealhulgas ka justiitsministritele ja ma ütlesin, et see teie argument, et õige hõlma, vastupidi, õige hõlma enamasti just hakataksegi. Ja tegelik olukord, situatsioon on see, et ma nagu ütlesin see, et pea nüüd palun meeles sina, kes sa oled siin justiitsminister või see, et võib juhtuda nii, et ühel päeval oled sina seal vahel. Mille eest, et mul pole midagi olnud ja nii edasi. Mis argument see siuke on? Eesti prokuratuurile argument, et inimene ei ole süüdi, ei ole argument üldse. Argument on see, et tahame uurida ja uurime. Kusjuures me uurime siis kas mingi ajalehe artikli pinnal või siis veel midagi taolist ja nii läheb ja see argument, see kõik on korras, minuga ju ei juhtu. Vastus on, juhtub ikka küll. Ma ei taha nimede peale nüüd edasi minna, aga praegu üks endine justiitsministri on praegu kohtu all ja asi venib praegu nagu jube. Ja neid näiteid võiks olla siin veel ja veel, kui me sellest asjast räägime, tähendab, mida prokuratuur teeb, siis me teame näiteks, ma kirjutasin endale siia üles, need on nüüd viimase 3-4 aasta sellised jubedad lood. Aivar Soop, Tartu vallavanem, kohtu all 3 aastat. Mõisteti õigeks muidugi, millest ta süüdi oli. Kajar Lember, 9-eurose juukselõikuse eest. Kaur Kender, kirjanik ja siuke, ütleme, non-konformistlik kirjanik, keda süüdistati siis pornograafias, kusjuures seal oli pulllugu oli selles, et ta kirjutas selle jutumärkides pornograafilise teose viibides Texase osariigis USA-s
ja ta pani selle üles Inglismaal. Ja nüüd Eesti kohus hakkab tema üle kohut mõistma. Ja prokuratuur, mis alusel? See ei ole Eestis toimunud asi mitte ühegi kandi pealt. Ainus asi, mis Kenderit Eestiga ühendas, oli keel. See, et see oli kirjutatud eesti keeles. Aga Texase osariigis võib eesti keeles kirjutada mida tahes. See ei ole Eesti kohtu asi. No ja siis läks lahti. Siis Lea Pähkel oli selle naisprokuröri nimi, kes siis seda asja seal selle kohtusse viis nii edasi. Pöördus kirjandusliku ekspertiisi, pärast pöördus ta Rein Veidemanni poole. Veidemannile esitati küsimus, kas see, mis Kender on kirjutanud, on pornograafia või on see kirjandus? No järeldus on see, et prokuratuuris töötab Lea Pähkel, kellel on koolis jäänud käimata, sellepärast mis asi on kirjandus ja mitte, sellega tegeldakse 4., 5., äärmisel juhul 6. klassid. Peab selge olema ja lapsed saavad teada, vot see on kirjandus Vilde ja Tammsaare ja mis iganes. Noh, vot see on Kender, kas on kirjandus, ei ole. Ja kõige punim lugu muidugi oli veel see, et selle pornograafiaga seoses oli, et on, ei ole. Mina olin sel ajal ka ametis kui Rahvusraamatukogu nõukogu esimees. Ja Rahvusraamatukogus on, eks ole, mitmel pool on lahtised riiulid, kus on siis mingisugused romaani, erinevatel põhjustel, ka mingi näituse pärast või siis mingi autori 100, 150. No ühe sõnaga raamatud on seal riiulite peal. Ja üks asi, mis meil oli tol hetkel A-riiulis, oli Marquis de Sade'i lood. Kusjuures need, kes on lugenud Marquis de Sade'i, teavad väga hästi, et Kaur Kenderi lugu on sellega võrreldes koma. Marquis de Sade'i oma on ikkagi väga, väga toores ja väga jõhker. Seksuaalsus või kuidas me seda ütleme. Ametlikult ta pornograafia ju ei ole. Ja siit kerkis küsimus, millele me tegime ka Lea Pähkelile järelpärimisele, mida mõistagi me ei saanud mingit vastust, kus siis nüüd prokuratuur kellelegi vastama hakkab, oli see, et kas me oleme kohustatud nüüd Rahvusraamatukogus Marquis de Sade'i teose avariiulilt ära koristama, kui te hakkate seda tegema, või on siiski tegemist ilukirjandusega. Ja ma rõhutan, et ilukirjanduslikus mõttes on Kaur Kender kahtlemata palju viisakam ja selline. Ei, eks ta vastik ole muidugi igatepidi, aga lugeda ikkagi ei taha. Aga kas see siis nüüd on meil otseselt kohe ka kriminaalkuritegu? Ja muide tuletab mulle meelde, eks ole, Marquis de Sade'ist tuleneb väljend sadism. Aga nüüd tekib küsimus, kus kohast tuleb masohism. Masohism on seotud sõja seisukorras viibiva Ukrainaga. Tähendab, kus on niisugune selline aadlik või kes elas, kelle perenimi eesnimi oli Louis de Massok, kelle järgi on loodud siis masohism. Nii et Marquis de Sade ja Graf Massok annavad kokku veel sadomasohismi, mis eksisteerib. Lähme edasi, meil oli siis nii, Tallinna Sadam 4-5 aastat, Savisaar 5 või 6 aastat, kus juures Savisaare lugu lõppes ära lihtsalt sellepärast, et ta õnnestus uurida surnuks. Maadevahetus 7-8 aastat, Enimeksi lugu, see on siis lennuki alla kukkumine Hiiumaal Kärdlas, kus juures siin prokuratuuri taset näitab see, et selleks ei pea olema piloot ja selleks ei pea üldse tegelema lennundusega, et teada, et on olemas selline asi nagu must kast. Kogu selle 7-8 aasta jooksul ei tehtud seda musta kasti kordagi lahti. Tähendab, õieti püüti teha, aga seal kerkis üles probleem vastavalt rahvusvahelisele lennu-uurimisreeglitele. Musta kasti peab lahti tegema see firma, kes on selle musta kasti ehitanud, ehk siis valmistaja. Aga seal siis juhtus nii, et ma ei tea, kas oli prokuratuurist või kus, eks siis võeti seal 2-3 külaseppa või kolhoosi meistrimeest, kes võtsid siis meisli ja haamri ja hakkasid siis seda musta kasti, mis muide värvilt on oranž, hakkasid seda siis liite kohtade pealt lahti taguma. Aga ta on nii hästi tehtud, see kast peab alla kukkuma 10 kilomeetri kõrguselt ja terveks jääma, et teda nüüd ütleme meisliga ikkagi üldiselt enam-vähem nagu lahti ei tee.
no reaalne tulemus muide oli siis see, et kui pärast veel tekkis see mõte, et aga siiski vaatame, mis seal mustas kastis on ja saadame Kanadasse, sest Kanada, ei stop. Kanada on järgmine lugu. See oli Mieletsi lennutehas. Mielets oli see koht, kus sakslased ehitasid Fausid, muide, Poolas. Et saadame selle sinna Mieletsisse, et las nad siis teevad lahti ja nii edasi. Aga õnneks juhtus nii, et parasjagu sel ajal päevitas oma suurt kõhtu Hiiu rannas selle Mieletsi üks insenere, kellel olid mingid sugulased Eestis või nii edasi. Ja me siis kutsusime ta sinna, et davai, et mis nüüd sellega edasi teha, nii edasi. No ja siis Hiiumaal suvita Mieletsi insener ütles, et meie seda enam lahti tegema ei hakka. Sellepärast, kuna te olete juba ta nii sodiks peksnud sealt väljast ja nii edasi, et meil puudub igasugune garantii, et see sisu on okei ja nii edasi. Et me oleme valmis üle elama selle, kui ta 10 kilomeetri kõrguselt alla kukub või ta mingisuguse kahe asja vahele jääb, mis kukkumise ajal võib tekkida nii edasi. Aga seda, kui teie rahvakunstnikud siin meisli ja haamriga jukerdavad, et puudub igasugune. Nii et 7 aastat oli niimoodi, et musta kasti lahti ei tehtud. Kah mingi taseme näitaja, kusjuures seal olid väga tublid lennueksperdid muide, keda prokuratuur ei osanud üldse kasutadagi. See oli Tõnu Ader, oli siis tol korral oli lennuõnnetuste uurimisosakonna juht ja meie kindlasti tipplendur ja ütleme virtuoos Rein Porro, kellel on paberid seal kuskil 10 lennuki lendamise peale, 10 erinevat marki lennuki lendamise peale. Ühesõnaga, kes tõeliselt ongi meie ütleme siis niimoodi, kes on Eesti lennunduse Paul Keres. Ja nad rääkisid seda, mida nad rääkima pidid, nii palju kui nende, nad teada said seal kaarte ja seal lennutükki uurides ja nii edasi. Aga see, et nad kaugemale ei saanud minna, nagu musta kasti lahti ei tehta, mis nendest teha saab. Lugu lõppes muidugi 7 aastat, mul kogu aeg läheb sigi 7-8 aastat, ma olin ise selles asjas advokaat. Ja seal oli siis nüüd niimoodi, et see lugu lõppes enam-vähem nii, nagu ta lõppema pidigi. Tähendab sisuliselt õigeks mõista otsusega. Seal oli mingisugune kompromissi variant ka ja nii edasi. Lihtsalt mõisteti piloot sisuliselt õigeks. See kogu selle pika aja jooksul, mille muidugi reaalne tulemus oli ju siis see, et ta oli ilma jäänud oma piloodi paberitest, oli ilma jäänud tööst. Ja rääkis seda, et ta ei kavatse enam kunagi lendama hakata, sellepärast ütleb, et sellest hetkest pärast seda lennuavariid ja mis tal juhtunud oli selle lennuki kukkumisega oli, et närvid on nii läbi, et lihtsalt ei julge nagu lennukisse õieti istudagi ja nüüd enam juhtima hakata. Nii et eks ole, aitäh Eesti prokuratuur sinna juurde. Kersti Krahtist ja me rääkisime siis, Haljan Kaasik oli üks noor väga tore poiss, kes oli Tartu külje all Ülenurme valla abivallavanem, jällegi mingisugune täiesti jabur süüdistus 3 aastat ja temaga läks siis niimoodi, et kui ta oli nüüd süüdistusest pääsenud ja lugu oli lõppenud, siis ta võttis kokku oma perekonna, oma lapsed ja abikaasa ja nad otsustasid lennata puhkama kuskile Prantsuse Nitsasse või Rivierasse või kuskile sinna kanti kogu selle pahanduse peale. Ja 3. või 4. päeval pärast seda kohtuotsuse väljakuulutamist ja lõppu ta suri südameatakki. Nii nägi see välja, see tema õigeks mõistmine. Nüüd üks lugu, kus ma pean natuke rääkima oma enese erakonnast, aga mis on nii naljakas seoses prokuratuuriga, et vaata rääkimata nagu ka ei saa jätta. See on see kurikuulus või kuulus kilekoti lugu. Tähendab see, kuidas kilekotiga tassiti siis Reformierakonnale rahasid. Kusjuures muide see seadus ise on ju jabur. Tähendab, seadus ütleb, et firmade käest ei tohi raha võtta. Raha tohib võtta ja raha tohib anda erakonnale üksnes füüsiliste isikute ja eraisikute poolt. Mis on tegelikult täielik idiootsus. Sellepärast, et
okei, sina, mina või veel keegi nii edasi, no oletame, me tahame annetada raha võt sellele või teisele erakonnale nii edasi. No ma ei tea, no palju sina saad panna, no ma mõtlen nii, et oma selle palga juures, okei. Ma ükskord, no ma ei tea, no ma panen 500 € näiteks või noh, kui siuke hirmus tahtmine on, okei, ma panen 1000 ükskord. Noh, eks ole, ülikooli professor ja nii edasi, tähendab, seda 1000 ma saaksin panna. Ja kui neid inimesi on noh 10 või 100, no siis mis summad me saame seal 10 000 või 100 000 ja see on kõik. Tegelikult igasugune erakond kulutab oma valimiskampaaniale ja nii edasi tegelikult ikka summasid, mis lähenevad miljonil. Aga kust sa selle miljoni võtad? Kes saaks annetada? Annetada saab firma. Annetada saab minu pärast Urmas Sõõrumaa, Illar Teder või ükskõik kes nendest. See on täiesti loogiline, et noh, need, aga ülejäänud, kus kohe, kui me juba lepime kokku, et valimistesse on vaja raha panna ja seda on vaja teha, siis firmadelt annetuste keelamine on tähendab kõige rumalam ja kõige riigivastasem tegu, mille peale sa üldse tulla saad. Ja nüüd siis süüdistus laias laastus on niisugune, et Reformierakonnal on olemas igasugused firmad ja suured sõbrad igal pool ja need on nõus Reformierakonnale ja tahaksid Reformierakonnale raha annetada, aga nad seda teha ei tohi. Ja siis nad panevad selle raha üksikute inimeste peale, kes siis isiklike annetustena teeb. No see siis peaks olema niimoodi, et on, ütleme seal üks konkreetne inimene, Reformierakonna pooldaja, siin on suur firma annab talle siis kuskil seal, ma ei tea, 10, 15, 20 000 ja siis see viib. Ja see sularaha antakse, siit tuleb, kuidas antakse kilekotis. See oli selle asja sisu. Ja siis nüüd muidugi hakkas pull peale. Millest see vigur peale hakkas üldse? See oli üks, kui ma ei eksi, Postimehe artikkel, mille kirjutas sihukene Reformierakonna renegaat nagu Silver Meikar. Ja Silver Meikar kirjutas artikli, mille pealkiri oli umbes nii, et avalikult erakondade rahastamisest või erakondade rahastamisest ausalt või mingisugune niisugune värk. Ja kui nii on asi üleval ja asi kisub kriminaalseks, siis algatati ka vastav kriminaalasi. Läks kuid, läks aega, seal kuulati üle ühte ja teist ja kolmandat ja neljandat ja lõpuks selgus, et tähendab kriminaalasja, tähendab asja ebaseaduslikku seal lihtsalt ei ole. Ja asi on vaja ära lõpetada. Seal oli siis, mis olid seal koomilised elemendid, tähendab, enne ma ei räägi koomilist, enne ma räägin tõsisest asjast. Tõsine lugu nägi välja niimoodi, et prokuratuuri uurija Heili Sepp, kes mõtleb praegu on pensikul kombel riigikohtunik, jube mõeldagi, et tema enne seda, kui üle kuulata seda kaebajat, Silver Meikarit, enne seda kutsus uurija välja terve rida niisama erakonna liikmeid, kellele esitati see sama küsimus, et kas te olete raha andnud, ei ole andnud, kus te, mis te sel päeval olite, kas te sel päeval olite seal ja seal, kuidas see üleandmine toimus ja nii edasi, ja siis vastus oli, et ei olnud midagi ja see. Nii, nüüd kus see oli käes, need igasugused teised, nüüd siis viimasena kutsuti välja Silver Meikar, aga Silver Meikarit enne, kui teda küsitlema hakata, talle näidati ette kõigi eelnevad tunnistajate tunnistused ja paberid. Tähendab, võt selle kuupäeval oli see. Nii et Meikaril oli vaja ette laulda ainult see lugu, mis oli teada, oletatavate tunnistajate järgi varasematest aegadest. Juriidiliselt võiks seda nimetada niimoodi, et tegemist on tõendi võltsinguga või veel parem tõendi fabritseerimisega. Tähendab, kus on tegemist kunstlikult välja mõeldud tõendiga, mida Heili Sepp tegi. Tähendab, ta fabritseeris ja võltsis tõendi asjaolude kohta, mida tegelikkuses polnud kunagi olnud. Ja see on täpselt see sama,
nagu minu pärast kasvõi see Kenderi lugu või kuskil, et ei ole midagi olnud. Kersti Kracht, midagi ei ole olnud, aga paneme asja üles. Ja nii läks ja see on väga kategooriline rikkumine ja meie õigussüsteemis räägib see, et selline prokurör või selline uurija nagu Heili Sepp viiakse Riigikohtu kohtunikud. Taevane arm, mis sealt siis nüüd tulema võib hakata. Aga nüüd ma ütlesin, et see on tõsine lugu. Oli ka lõbus lugu. Lõbus lugu oli see, et Heili Seppale ei õnnestunud midagi tõestada, sest mitte midagi polnud olnud. Need olid lihtsalt selle Meikari luulud ja ei tea, kust ühesõnaga kõik need asjad võtnud oli. Ja siis tehakse kriminaalasja lõpetamise määrus. See uurija selle päeval, nii edasi. Nii, need on tehiolud, oli teada see ja see ja järgnevates küsimus selgus see ja see. Ja kuna ammendavaid tõendeid ei ole ja siis edasi, siis määran selle kriminaalasja lõpetamise. Faina. Naljakas koht tuleb see, et see paber, lõpetamise määrus, pandi ka Postimehes üles. Kusjuures üle 2-3 lehekülje oli siis see kriminaalasja lõpetamise määrus ja nii edasi. Mida kategooriliselt ei tohi teha. Siin on juba tegemist nii isikukaitse kui ka laimu ja igasuguste muude asjadega, miks siis oli. Ja vaat sellest paberist, kui ohtlik võib olla mõnikord, sellest paberist alates läks Eestis käibele muinasjutt või lugulaul või nii edasi, sellest kuulsast Ämma öökapist. Sest seal oli üks inimene nendest, oli öelnud, tähendab nendest, et kui küsiti see Heili Sepakene, see siis küsis, et kust sa selle raha said ja nii edasi. Ja siis Ämm andis, kust Ämm võttis, öökapist võttis. Ja see oli siis nüüd üle Eesti siuke legend ja öeldi nii nagu on, ütleme, esimene leedi ja esimene see ja teine kolmas, siis riikus ringi, tähendab kuulujutt või jutukene, mille nimi oli siis Eesti esimene Ämm. See, kes oli andnud. Kusjuures muide, tegelikkuses oli kõik väga õige, see Ämm oli müünud maha oma talumaa ja sealt saanud suure hunniku raha. Ja kui tal lapselapsel tekkis see vajadus mingi raha järele või see, siis ta tõepoolest võttiski selle sularaha, mis tal kodus nii ehk naa olemas oli. Nii et see Ämma lugu, mis ajab naerma ja mis oligi Heili Sepal mõeldud selleks, et mõnitada inimesi, see osutus tõeks, mis iseenesest ka muidugi iseloomustab seda firmat. Nüüd, eks ole, me peame ju kõik olema soolise võrdõiguslikkuse poolt ja nii edasi. Aga fakt on see, et 10-15 aastat tagasi kujunes prokuratuur selleks, mida mõnikord nimetatakse girls power ehk tüdrukute võim. See on rahvusvaheline liikumine, mis nagu toetab naisõiguslasi, aga eriti noori naisi, kellel eeldatavasti on mingisugused takistused karjääri tegemiseks nende soo pärast ja mis iganes. Ja need inimesed, kes nüüd on viinud prokuratuuri sellesesse seisu, oligi üks väga konkreetne kamp tüdrukuid, kes korraga sattusid prokuratuuri ja kes hakkasid prokuratuuris teostama oma ideoloogilist ja poliitilist ja mis tahes võimu. Tuletame meeldegi kasvõi, kes seal olid, seal juhtivad, kes jooksid läbi Laura Feldmanis, Laura Vaik, Lavly Perling, siis Paukstis, ma ei mäleta, mis ta eesnimi on ja nii edasi. Nii et need olid siis nüüd need, kes tegelikult siis valitsesid Eesti kriminaalsfääri. Ja kindlasti on Lavly Perling suuresti süüdi selles, et meil on ikkagi kümneid, kui mitte sadu inimesi, kes on kas valesti süüdi mõistetud või lihtsalt keda on kiusatud asja eest teist taha fiktiivsete süüdistuste alusel. Muide, et asi nüüd koomiliselt ka lõpeks, Meikar, eks ole, kes kaebas ja sisuliselt valetas
Nii edasi on igavesti hästi ennast elus sisse seadnud Sven Mikser, kes on siis sotsiaaldemokraatide saadik Europarlamendis. Meikar on Mikseri nõunik. No mis ikka, ei tea, mis nõu ta seal annab, aga seda ma hoiataksin küll, et Mikser, et kui sa päris kohe kinni minna ei taha, siis üldiselt hoia oma nõunikul pilk peal, sellepärast me ei tea kunagi, millal Meikaril jälle tuleb pähe kellelegi sitapott pähe keerata. Kui me Euroopat juba nagu korra puudutasime, siis muidugi kriminaalõigus ja Euroopa ja kuidas need omavahel seotud on. No eks ole Silver Meikar ja see. Ma vaatasin niimoodi läbi, meil antakse välja sihukest asja nagu aasta eurooplase tiitlid. Mina kõik need aasta emad ja ma ei tea, aasta luksep ja see, need tegelikult on suhteliselt piinlikud. Neid asju tegelikult ei tohiks ikkagi teha, mis on, aga no hea küll. Aasta eurooplane, tahate või mitte, ja kriminaalõigus. Nii, 2014. aastal sai aasta eurooplase tiitli Henrik Hololei, kes nüüd meil on siis teada, kes on oma korruptsiooni ja nende asjade pärast Euroopa Komisjonist minema löödud. Ja aastal 2022 sai eurooplase tiitli Johanna-Maria Lehtme. Nii et ühesõnaga meil on üsna sihukene kriminaalne seltskond seal nende aasta eurooplase hulgas. Muide, mis tuletab meelde, võt veel üks kihvt lugu, mis praegu oli see, oli seotud onu Heinodega. Et mis Heinodest, et Heinod on need, kes võtsid noore ilusa Kersti Kallilaiu olümpiakomiteest maha, et need olid kõik vanad siuksed onu Heinod. Okei, Heinoks, aga lihtsalt selleks, et see asi nagu klaarimaks teha, ma lihtsalt nimetaksin mõningad Heinod, kellede suhtes ei tohiks Eestil olla mitte ühtegi etteheidet, olgu nad nii Heinod kui tahes. Kõigepealt siis Heino Mandri, näitleja ja väga kõva mees Eesti ajaloos. Heino Lipp, odaviskaja. Ja siis veel, ma arvan, et need mäletavad, kes praegu 50 ja pluss on, oli siuke kommentaator nagu Heino Mikkin. Heino Mikkin ja Fjodor Prussakov. Nemad olid need kaks põhilist kommentaatorid Pirita Koose Kloostrimetsa ringrajal ja nii edasi. Kusjuures erinevalt näiteks Henrik Hololeist, Heino Mikkinile ei ole kuskilt mitte midagi ette heita. No siis vahepeal kerkis sinna Gunnar Hololei, aga raadiokommentaatorina ja telekommentaatorina ei hakka mina neid kuulujutte edasi rääkima, aga eks tema suhtes arvati ka ikkagi ühte või halvasti ütelda, et tal olid ka mingisugused intriigid ja mis iganes. Nii, nüüd üks asi, millest peaks veel rääkima seoses Euroopa Komisjoni ja muude taoliste asjadega, on juhtunud üks asi, et inimesed, kes on seotud Euroopa Liiduga ja tegelevad seal, lähevad tasapisi, kuidas nüüd öelda, kuskile sinna niimoodi ära. Ja me võime sinna tagasi minna, rääkima hakata igasugustest teistest asjadest, mis on seal ka Euroopa Komisjoniga juhtunud, aga kõige tähtsam võib-olla meile praegu on Euroopa Komisjoni Eesti liige on Kadri Simson. Miks ta meile tähtis on? Sellepärast, et tänu Kadri Simsonile ja nähtavasti ka Henrik Hololeile nendest vanadest aegadest on meil juhtunud väga olulised ehitusprojekteerimisalased vead ja praagid. Ma ainult nimetan, mis on Kadri Simsoni isiklikud teened veel siis, kui ta siin oli, aga veel rohkem kusagil Euroopas, kust ta nüüd on tagasi toodud, on see, Kadri Simson oli see, kes võitles Rail Balticu eest. Kusjuures selle Rail Balticu variandi eest, mis läheb läbi Pärnu, millest on võimalik aru saada, et ta oli ise kunagi olnud Pärnust valitud saadik. Järgmisena seal samas Pärnu lennujaam, kuhu lennukid ei lenda
ja tõenäoliselt lähemal ajal lendama ka ei hakka. No ja siis lõpuks see nõnda nimetatud Via Baltica, see on siis maantee, mis peaks siis viima jällegi sinna alla Riia juurde ja nii edasi 4-realise teena. Nii et meil on tegelikult ühte kohta sisse viidud supermaanteed või supertrassid, mille tegelikult selline vajadus puudub. Rail Baltic, lennujaam, Via Baltica, kus juures lennujaama tollel hetkel oleks vaja ja on ka vaja tegelikult täna hoopis Kuressaarde, sest Kuressaarde inimesed tulevad ja Kuressaarde lennatakse, sest väga paljud soomlased, rootslased, kes praegu Eestisse puhkama tulevad ikkagi, kõigepealt nad tulevad Tallinnasse. Ja siis Tallinnast siis bussi või millegagi edasi. Aga tegelikult nende jaoks kõige mugavam ja kuhu nad reaalselt ka lendavad, on ikkagi Helsingi või Lahti ja Kuressaare. Aga Kadri Simson, tüüpiline eurooplane, peab vaatama ikkagi, mis endal parasjagu tagumiku all on. Ja siis tagumiku all on Rail Baltic, lennujaam ja Via Baltica. Kusjuures tõenäosus, et see Rail Baltic lähemal ajal valmis saab, ei ole eriti suur. Praegu on juba lubatud 2030. Rail Baltica on siis, mis pidi olema, eks ole, 2-suunaline ehk 4-rööpmeline, siis see tuleb 1-rööpmeline, tähendab niimoodi, et üks ja ta lõpeb ära põhimõtteliselt Häädemeestes. Nii et me saame siin 2-3 miljardi eest ühendused Tallinn Häädemeeste ja seda muidugi eeskätt tänu nendele Eesti inimestele, kes seal seda asja õiendasid. Muide, ja veel üks ajakirjanduslik uudis, Anvar Samost, raadioanalüütik ja toimetaja, uudiste toimetaja, läheb tööle nüüd Postimehesse. Jõudu talle, üldiselt on tubli mees, aga ta on muidugi ka muster näide selle kohta, et kui inimene väga kaua aega ühes kohas istub ja nii edasi, siis ta ikka läheb kergelt nagu vinklisse. Anvar Samost kuskil 6 aega tagasi, see täiesti katastroofilise lause, ta ütles niimoodi, et Uku Aaspõllu on see tema paarimees, kellega nad koos siis pühapäeviti seda teevad ja seal nad ütles sellise lause, et Rail Baltic tuleb valmis ehitada igal juhul. Milleks? Ja nad ei anna selleks mitte mingisugust vastust. Kui Kadri Simsonil on vähemalt seegi eelis, et ta räägib oma valimisringkonnast Pärnus, siis Samostil ja nendel ei ole. See lihtsalt on niimoodi, et ka Samost läheb paigast ära siis, kui ta tegeleb nende asjadega, mis puudub. Samost on muide ka muster näide selles, et ka parimad meist langevad varem või hiljem sotsialismi või õieti bolševismi. Rail Baltic on puhtalt bolševistlik idee, millel sisu täielikult puudub. Bolševism on Eesti Energia, riigile kuuluv ja nii edasi, nii edasi. Nii et ühe sõnaga, sõbrad, olge ettevaatlikud. Nii, nüüd siis läheme natukene edasi siukese asjaga, nagu leidis aset 9. mai, Euroopa päev ja Venemaal suur võidupäev. Kes nägi, kes ei näinud. Paar sellist, esiteks see suur sõjaväeparaat kestis kõigest 45 minutit, tavaliselt on ta olnud 1,5 tundi. Mingisugust tehnikat, lahingutehnikat väljakule ei toodud, külalisi ei olnud. Euroopast oli ainult üks inimene, see oli Robert Fico, aga Slovakkia peaminister, aga isegi tema ei tulnud paraadile, vaid lihtsalt käis seal nurga taga igavese sõduri või igavese tule tseremoonial ja pani lilled igavese sõduri mälestuseks. Võib-olla praegu ongi üks suhteliselt huvitav aeg. Ta parakal ei ole nüüd otseselt, me ei saaks öelda, et tegemist on Nõmme raadio teemaga, aga me päriselt võib-olla vältida seda ei saa, on see, et praegu on Venemaa olukord tõeliselt üsna niru. See lihtsal põhjusel, et hakkame sellest peale, kes käisid välismaalased
kes käisid 9. mai paraadi vaatamas. Valgevene, Laos, Malaisia, Slovakkia, noh, see Fiitsu nüüd ei käinud päriselt nii, siis Abhaasia, see on siis mitte kellegi poolt tunnustatud riik, Lõuna-Osseetia, ka mitte kellegi poolt tunnustatud, ja siis Republika Srpska, see on siis Bosnia-Horvaatia territooriumil asuv selline serblaste koloonia. Ja ongi kõik, kus juures isegi Hiinat, kes on Putinil ikka ülitähtis, seal kohal ei olnud. Kommentaatorid ja niimoodi nimetasid muidugi täiesti õigesti, et tegelikult kogu see Ukraina sõda on kestnud praegu juba rohkem kui Nõukogude Liidu see suur Isamaa sõda. Mingisugust edasiminekut ei ole ja kõige huvitav lugu, seda korratakse nüüd, on täiesti legendaarne asi. On olemas selline küla, mille nimi on Malaja Tokmatška ehk väike Tokmatška küla. Väike Tokmatška küla koosneb umbes 40 talust, kus kõik elanikud kokku on 250-300 inimest, see on siis pisikeste lastega kaasa arvatud. Venelased ründavad Malaja Tokmatškat 3 kuud. Ja kõige huvitavam lugu on see, et venelased ei saa ise ka aru, kui jabur see on. Tähendab, seal kuskil uudistes või ikka jookseb läbi see, et väed asusid rünnakule Malaja Tokmatška küla all. Ja siis neil on õnnestunud ümber haarata Malaja Tokmatška külat ja need pulli kestab 3 kuud. Ja seal siis Malaja Tokmatška sees istuvad kuskil 50 Ukraina sõdurit, kes on ühtlasi ka droonijuhid, tunnevad ennast seal väga hästi. Kohalikud elanikkonnad annavad süüa ja viima ja kõik, ühesõnaga, kui me paneme kõrvuti ühelt poolt Stalingradi lahing näiteks ütleme, või minu pärast Eestis Auvere platsdarm ja nii edasi, siis sinna kõrvale panna Malaja Tokmatška, kui venelased tahavad ja sõda käib ja nii edasi, sõdigu siis, kui neil midagi targemat pähe ei tule. Aga teha sellest nüüd selline meedia värk viitab ikkagi selles, et lugu on Tokmatškaga kehva. Nii. Vot üks lugu, ma ei tea, kui palju meil seda ajakirjandust tähele pandi, aga mis on ikka tõeliselt vaimukas oli see, et Putin seal Punasel väljakul muidugi kartis, et ta saab raketi või drooniga mingi paugu ja nii edasi. Tal oleks vaja ikkagi seda enesekindlust ja rahu ja nii edasi, et see paraad seal läbi viia. Kusjuures muidu huvitav oli see, et Putini kõne, mis pidi olema 10 minutit, kestis 5 minutit, kusjuures spetsialistid meedia alal näitasid ära need kohad, kus kohast kõnest olid siis kohad välja lõigatud. Ehk teiste sõnadega, tõenäoliselt oli nii, et ühesõnaga, et see ülekanne, mis Moskvast tuli teatud mingite pausidega, et kuskilt, ütleme, pilt jäi hiljaks 5 minutit. Ja selle 5 minuti jooksul oli võimalus midagi ära muuta ja nii edasi. Ja tõepoolest jääbki selline, oli see koht, võeti 2 kohta, kus justkui nagu see Putini tekst oli ka nagu ära jäänud. Aga kõige ägedam kogu selle asja juures oli üks järgmine lugu. Putin tahtis pidada Punasel väljakul oma paraadi, tema jaoks on see aasta võib-olla kõige tähtsam päev ja nii edasi, aga hirm on. Ja siis ta helistas Trumpile ja ütles, et kuule Trump, ole hea mees, ütle Zelenskile, et ta meid paraadi ajal ei tulistaks. Et meil oleks näiteks 9. ja 10. Oleks lahingutegevuse paus. Tulevahetuse peatamine. Ja Trump, nagu aru saada, seda ka tegi. Ja ütles Zelenskile, et las Putin peab oma selle paraadikese ära, et ära kiusa teda. Ja nüüd tuleb siis koht, millega Ukraina mängis Venemaa üle suures kaares. Ukraina president Vladimir Zelenski andis välja ukaasi, mille paragrahv 1 oli see, et lubada venelastel 9. mail
läbi viia nende võidupühale pühendatud paraad. Ehk teiste sõnadega Ukraina andis loa ja Zelenski lausa mõnitavalt ütles, et lubada venelastel läbi viia paraad. See oli paragrahv 1. Paragrahv 2 olid Punase väljaku koordinaadid. Tähendab kõik 4 nurka seal. Ja et nendel koordinaatidel ja nende koordinaatide sees ei tohi rakendada mingisuguseid Ukraina lööke ja Ukraina relvi 9. ja 10. Ehk teiste sõnadega, ta nagu andis oma suurtüki ja kõikidele meestele, et võt selle nurga sisse te ei tohi lasta. Ja nüüd tekib küsimus, tähendab, kui piinlik pidi siis Putinil selle koha pealt olema. Ja on ikkagi väga suur vahe selles, et kas sa oled mingisugune õnnetu ja kehvakene KGB kapten, kes Putin on olnud, või oled sa tõeliselt hea näitleja ja tõeliselt hea koomik, nagu on seda Zelenski. Sest Zelenski see ukaas lubada venelastel läbi viia paraad peaks olema ikkagi üks kõige mõnitavamaid pabereid üldse. Ja tegelikult venelased isegi ei suutnud sellele nagu väga hästi reageerida. Kuidagi üks korrespondent, väliskorrespondent küsis Peskovi käest, kes on siis pressišef, seal küsis, et kas te siis kas teil on hea meel, et Ukraina on lubanud teil selle läbi viia ja nii edasi. Ja see siis muidugi täiesti näost punasena vastas, et ei, et meil ei ole kellegi luba vaja, ega me ikka ise viime läbi ja nii edasi. Ja küllap nendel läheb halvasti, kes hakkavad mõnitama meie püha seda paraadi ja mingist muid taolisi asja. Aga igal juhul see oli väljaspool kahtlust, et tegemist oli väga hea ja sihukese kihvti käiguga. Muide, seda ütles üks Trumpi pressinõunik, mitte kõige tähtsam, vaid seal lihtsalt keegi, et kui Trumpile anti siis tõlkena see Zelenski ukaas lubada venelastel läbi viia seda, siis kõigepealt oli Trump 30 sekundit vait lihtsalt ahmis õhku. Ja siis esimest korda kogu selle aja jooksul kukkus ta nii naerma, et see oli juhus, et ta tugitooli pealt lõplikult maha ei kukkunud. Siis mis on ikka vaimukas ja sinna ei ole midagi teha. Nii, jällegi hakkavad meil nagu sükesed asjad minema. Ma märkisin endale üles veel need riigid, kellest venelased on ilma jäänud. Tähendab, kes olid nende liitlased, aga nüüd ei tulnud ei paraadile ega ei soovinud õnne ega mitte midagi. Ma arvan, et mul on enam-vähem kõik, aga kõige olulisemad, eks ole, Ungari pärast seda, kui Orban ära läks kadunud. Rumeenia juba tükk aega läinud. Venezuela, Maduro võeti ära. Süüria, Armeenia, Aserbaidžaan, Moldova. Need on need Vene endised liitlasriigid, mis on nüüdseks kadunud. Nii, nüüd nagu meil väga pikalt enam midagi ei ole. Sellest sionismist me rääkisime, võib-olla siis üks asi tähendab, see on hoopis teist tüüpi lugu, aga pöörab tähelepanu. Nimelt Tallinna linnapea. Tallinna linnapeaks on pandud siis härrasmees nimega Peeter Raudsepp ja koalitsiooni ehk enamuse moodustavad siis Isamaa ja Keskerakond. Nüüd siis diil on nendel siis tehtud niimoodi. Siin on siis nüüd niimoodi, et kumbki neist on siis võimul 2 aastat. Muidu 4 aastat kogu see äri, eks ole. Ja nendest 2 ja 2. 2 aastat on siis Peeter Raudsepp ja siis 2 aasta pärast saab siis linnapeaks Mihhail Kõlvart. 2 aastat, 2.
nüüd jällegi küsimus. Ütelge palun, kui see ei ole idiotism, siis mis on? Kui Peeter Raudsepp on hea linnapea ja teeb õigeid ja häid asju, mille kuradi pärast ta peab 2 aasta pärast ära minema. Ta peab ikka oma, kusjuures 2 aastaga ei ole võimalik eriti midagi äragi teha. See lükkab mingid asjad käib. Tegelikult sündmused hakkavad toimuma kuskil 3. aasta keskel või nii edasi 4. aasta keskpaigan, sest 4. aasta lõpus siis on juba valimised. Nii, kui tegemist on Raudsepaga hea mehega, kes saab suurepäraselt oma asjadega hakkama, siis seletage mulle ära see, miks ta peab 2 aasta pärast ära minema. Kui ta kaotab valimistel, see on teine story, aga siin nüüd on niimoodi, hea mees, ajab asju 2 aasta pärast nagu minema. Nii, ja nüüd siis tuleb, tema asemele tuleb siis Kõlvart. Mida siis Kõlvart peab tegema hakkama? Tähendab, talle on jäetud vedelema Raudsepa initsiatiivid 2 aasta eest ja tema peab hakkama 2 aasta jooksul edasi viima neid asju, mis ei ole tema asjad, mis ei ole üldse seotud Keskerakonnaga, välja arvatud see, et Kõlvart on seal see komandav. Ehk teiste sõnadega see 2 ja 2 on tegelikult juhtimise seisukohal. Noh, on mõttetu. Muide, siin oli siuke lugu, sellest rääkis, kui ma ei eksi, Katrin Lust. Oli lugu selles Kuurias, kus Peeter Raudsepp ei ole suutnud ja keegi ei ole suutnud. Nad ei ole suutnud anda asenduspindasid nendele inimestele, kes olid välja tõstetud riiklikest majadest. Noh, kõik klassikaline case on, eks ole, on ütleme Kopli-liinid ja seal. Ja nad ei oska tänase päevani midagi teha. Mis tegelikult tähendab seda, et neil on ees sotsiaalne probleem, mida nad ei tunnetanud ja mida nad lahendada ei oska. Need inimesi, mine tea, ma arvan, et kuskil 1000 ligi, võib-olla vähem natukene. Nüüd ma siis täpsustan. Te elate riigimajas, riiklikus majas. See ei ole erastatav ega mitte midagi. Aga riik võtab selle maja nüüd ja selle korteri endale, mida ta teoreetiliselt võttes tohib teha. Aga ta saab teha seda siis, kui ta annab midagi sinna vastu. Ja nüüd praegune see Raudsepa valitsus, nii palju kui ta on, ei saa sellega kuidagi hakkama ja nad ei saa nagu ka aru, mida teha. Need on elanikud, kes on praegu põhiliselt Kalamajas ja seal kandis elanud. Ehk see kuulus omaaegne Keskerakonna loosung, et me oleme sundüürnik ja me kaitseme neid ja Helle Kald oli siis tookord hästi sümpaatne ta. Ja see, et me ikkagi peame ja kes seal on Marika Tuus ja kõik, kes sõdisid seal nende sundüürnike eest. Sjoo, 0. Põle neid enam mitte kedagi. Ja see, kui nüüd otseselt toimub väljaviskamine selle väikse nüanssilise erinevusega, et tegemist ei ole eramajast väljaviskamisega, sundüürniku variant, vaid siin on tegemist riigimajast väljaviskamisega, kusjuures väljaviskamisega sellepärast, et seal samas Kalamajas seal tõmmatakse majad maha ja hakkavad peale hoopis teised sündmused käima siin ehitatakse. Nii et inimesed tõstetakse välja ja on, aga mis saab edasi? Kusjuures küll on neile lubatud igasuguseid asju seal Lasnamäel ja kus iganes ja jääb mulje, et Keskerakond nagu võiks selliste asjadega tegeleda, tutkit ei tegele. Ja nii on see jäänud. Nii et see on nüüd esimene huvitav sotsiaalne probleem linnapea Peeter Raudsepale. Nii, meil on siis nüüd tänasega nagu enam-vähem korras. Kohtume järgmine neljapäev, aga siis enne seda on meil Kertu Luisk on meil reedel, siis on meil Andres Raid esmaspäeval ja kui nüüd nii hästi edasi läheb, siis on meil järgmine teisipäev või kolmapäev on ka Margus Leppa tagasi ja siis võib öelda, et Nõmme raadio täismeeskond on kohal ja olemas. Nii, aga tänaseks ja siis aitab.